Nii, filmib. Issi tuleb, siis teeme tšau sõbrad. Tšau sõbrad! Kotis. Räägime nii palju. Täna me võtame siis enim küsitud teema käsile, milleks on siis bussimaksumus. Käime üle kõik kulugrupid. Esimene ja kõige suurem kulu meil on siis buss ise. Bussi eest me maksime 2800 eurot. Bussi hind oli vist alguses 300. 300 ja siis me kauplesime seda alla. Ja enne kui me bussi ära ostsime, lasime sellega veel üle vaadata. See maksis 15 eurot. Sealt siis tulid välja teatud asjad, mis tuleb bussil ära vahetada. Bussil oli vaja panna uued piduritorud, generaatori rihm. Kogemata tuli välja, et uued tagarehvid tuli panna. Ehk siis kõik see kokku läks maksma 1000 eurot. Täpselt 1000 eurot. Täpselt 1000 eurot. Lisaks siis, mis veel bussi kulu alla läheb, on siis 61 eurot riigilõiv Arkis. Ehk siis kokku, mis me kulutasime bussi soetamisele ja remondile, oli 3876 eurot. Oota vähe. Buss oli lõpuks ametlikult meie oma ja me selle koduhoovi ajasime, siis me hakkasime kohe lammutama, mille jaoks väga midagi muud vaja ei olnud kui siis seda multituuli ja pahtlilabidat. Nüüd peab aista käituma. Esimesed päevad me siis nendega lammutasimegi ja väga mingitest teistest tööriistadest nagu puudust ei tundnud. Me oleme jaotunud bussiehituse etappideks, et oleks parem jälgida. Ühesõnaga, esimene suur kuluartikkel oli see auto ise, järgmine on meil soojustus, mille peale kulus meil täpselt 332 eurot ja 99 senti. Soojustuse all me siis peame silmas kõiki pirr-saunaplaat, liimvaht, millega see seina läks. Mida ilmselgelt nagu vlogidest näha oli, oleks saanud palju vähem, aga... Soojustuse alla ma veel lisasin ka vineeri, millega me katsime kogu soojustuse ja need kruvid, millega see vineer sai seina pandud, pluss siis põrandal tuuletõkkeplaat. Ainuke asi, mis me saime selle bussiehituse jooksul tasuta, oli põrandal olev OSP-plaat, mis oli siis ühel tuttaval vedeles. Kõik ülejäänud on ostetud uuest peast ja Bauhofist. Tegelikkus on see, et väga paljud vanliferid võtavad asja aeglasemalt ja kasutavad ära sõprade, tuttavate, kelle iganes igasugu materjale. Et kui meil oleks olnud aega seda teha, siis me oleks ka kindlasti väga palju vähema raha eest hakkama saanud. Järgmine kuluartikkel, mida ma nimetan naljakalt struktuuriks, seda võib osaliselt nimetada ka mööbliks tegelikult. Sinna meil kulus 81 eurot ja 15 senti. See siis sisaldab puitmaterjali nende asjade ehituseks, kruvisid ja muid tarvikuid. Kolmas kuluartikkel on meil viimistlus. Viimistluse all siis ma pean silmas laminaatparketti, meie seina ja laeplaate, köögitöö tasapind, kõikvõimalikud liimid, silikoonid, jälle kruvid eraldi ja selle peale meil kulus 237 eurot ja 76 senti. Nii, järgmine. Issand, see osa valmistas kõige rohkem stressi minu jaoks ja selleks oli elekter. Me pidime isegi sellepärast lükkama oma starti edasi, sest ma ei suutnud õigeks ajaks meie elektrisüsteemi valmis teha. Ja elektri peale kulus meil siis 243 eurot ja 60 senti. Seal sees on siis kõik valgustid, juhtmed, akud. Emme, sul liigub see kollane. Väga hea. Ja lisaks siis pistikud, lülitid, klemmid, jälle sellised pisikesed tarvikud, mis läks vaja. Tahad siia tuppa tulla või? Ja viimane kuluartikkel on siis sisustus. See hõlmab siis endas kraanikaussi, veekanistreid, meie korve, kus me oma riideid hoiame, kangas, millega me oleme katnud köögi ja siis selle vaheseina ja selle peale kulus meil 252 eurot ja 66 senti. Kui me võtame kõik need numbrid kokku, me saame, et bussi ümberehitusele kulus 1148 eurot ja 16 senti. Mis on palju väiksem summa, kui me arvasime, et meie eesmärk ei olnud säästa võimalikult palju raha soetades kõige odavamat. Me valisime ikkagi materjalid, mis meile meeldisid. Nagu kõikide projektidega, alati saab minna odavamaks, alati saab minna kallimaks. Tööriistadest nii palju, nagu Marianne enne mainis, et
meil ei olnud mitte mingisugust eelnevat töökogemust, välja arvatud IKEA mööbli kokkupanek, aga seda on kõikidel, ma arvan, natukene. Tööriistad, mis meil kodus olemas olid, väike multituul, haamer, mõõdulint, kipsinuga. Meil ei olnud olemas ühtegi elektritööriista, õnneks me saime need laenata. Ma tean, et väga paljudel tegelikult on need tööriistad kodus olemas, on kellelgi sõbral olemas. Meil läks vaja akutrelli, ketassaagi, tikksaagi ja taldlihvjat. Taldlihvja on selline mugavusasi rohkem, aga tegelikult oli vaja ainult neid 3 asja. Ja kui me paneme kokku siis bussimaksumus pluss siis summa, mis kulus meil ümberehitusele, trummipõrin 5024 eurot ja 16 senti. Ja see on kõik, mis vaja läheb. Jah, ma ütlen, et lihtne on ehitada vähema eest, raske on leida odavamat vänni. Ja kindlasti siin kohal suured tänud Bauhofile ja eriti Pärnu kauplusele, kes ilmselt kuulsid sellisest hullumeelsest ideest esimest korda, et nad siiski aitasid meid nõu ja jõuga väga palju. Ja Aleksander, Ma tulengi. mis sa öelda tahad kõigile? Kuule, Sõbrad. seda me juba ütlesime. Kui teised emad ja isad hakkavad ka bussi ehitama, Jah. siis kas nad peaksid oma lapsed võtma kaasa bussi ehitama või jätma tuppa? Jätma tuppa. Kas sina olid üksi toas või ehitasid meiega koos? Olin üksinda kodus. Mis tegid seal toas? See voogi. Ja kui teil on küsimusi meie bussiehituse kohta, palun pange küsimused teile, vastame kindlasti kõikidele. Kui te teete ise midagi sarnast, andke meile teada, me tahame Samamoodi nõu ja jõuga abiks olla. ja jälgida, mida teie teistmoodi teete, kuhu te reisite, mis veel, magama või? Adios, amigos. Aleksander, ütled adios või?